küsimast täna? Suurepäraselt tänan küsimast. See on ootamiseks väga tore päev. Mis on veemeile ja üldse teiste IT-ettevõtete puhul omamoodi? On see, et sisuliselt me teeme mitte millestki, teeme midagi. See on meeskonnatöö. Need ajad, kus mingit suurt ja ägedat tarkvara sai teha paari inimesega, võib-olla päris alguse asja saad teha selle paari inimesega valmis, aga selleks, et ikkagi kusagile jõuda, on vaja sellist üles skaleerumist, on vaja palju inimesi, kes täidavad erinevaid rolle. Just rollidest paari sõnaga hiljem ka veel, aga võib-olla mainin seda illusiooni maailma lihtsusest. Ja see on illusioon, et paljud, kes tulevad tööle meile, kas või ülikoolist, nad kujutavad ette, et okei, mul on mingi instruktsioon, et nüüd tuleb teha seda ja seda ja seda, või siis teed ära ja tööpäev läbi. Päriselt see nii ei ole, et lihtsalt mingi tavaline tarkvara arendaja, mida kõike ta peab tegema, ta peab Java koodi kirjutama, aga ta peab olema valdama mingisuguseid muid keeli, ta peab tegema testide automatiseerimisega, igasuguste skriptide kirjutamisega, igasuguste andmebaasi asjadega, ta peab ise testima, ta peab teiste asju lugema, ta peab tegelema selle programmi käitumise väljamõtlemisega, dokumentatsiooni kirjutama ja siis on hulk igasugust mõtlemist, suhtlemist, igasugust muud värki. Ja see on programmeerija, ta kõike realiseerib. Ja inimesed, kes siin selles majas töötavad, nad täidavadki tüüpiliselt ühte neist rollidest. Selles mõttes oluline, et ühel pool meil on siis see äriinimene, kes nad teab oma ärist, aga millest muust võib-olla mitte nii väga, ja teisel pool arvuti, kellel on vaja nagu ülimalt mustvalgelt ette anda, et kui on nii, siis tee naa ja nii edasi. Loomulikult selle tõlkimise protsessi käigus igal sammul võib mingit infot kaduma minna. Ideaalses maailmas meil üks inimene, kes selle kõigega hakkama saaks. Paraku ideaalses maailmas me ei ela, sellepärast meil ongi vaja arvestatavat tiimi, kes tegelikult see tarkvara valmis saab lõppkokkuvõttes. Aga sellegi poolest, mida suurema osa sellest spektrist inimene suudab haarata, seda rohkem kasu ta projektile toob ja seda paremini on seda võimalik tasustada. Et mis on harituse sisu, või mis on harituse mõte kõigepealt? Jällegi IT-s, kuna oleva lahenduse kopeerimine on väga lihtne, siis praktiliselt kõik projektid, mida meil tuleb läbi viia, nad on uued. Nad on midagi sellist, mida ei ole varem tehtud. Ja siis enamasti need soovid on ka täiesti uued, need tulevad nii suhteliselt lambist, et mis ma tegema pean. Et seal ongi arusaamatuse aspekt tihti ja siis inimesed peavad nagu hästi kiiresti endale mingisuguse asja selgeks tegema ja selle põhjal mingi lahenduse looma. Ülesanne on ehitada etteantud materjalide stiil. Umbes siis 65 cm pikk, üks avaga vahepeale mingisuguseid tugesid luua ei tohi. Silda peab olema võimalik ühest kohast teise tõstes, seda silda hakkame mõõtma ühes konkreetses kohas, et suudame selle silla kaasa võtta. Aega on sellest hetkest, kui siis kell käima läheb 55 minutit. See pidi olla 65 sentimeetri nagu pikkune või? Ja, ma tegelikult mõõtsin laudade vaheks 70 praegu, aga... Eesmärk on see, et sild oleks võimalikult tugev. Muud aspektid ei ole olulised, sest me lihtsalt vaatame, kui palju raskust välja kannatab. Aga näidake, kui pikk see paber on? Neljandal rühmal on naturaalne projektijuht. See, kes ohjad kohe enda kätte võttis.
siin käib väga kaalutletud planeerimine. Siin ühesõnaga võite kohe aktiivselt kätte. Otsedest vaatab midagi otsedest. Ta on samamoodi, ma oleks 2 lauga vahele. Midagi otsedest kiilis. Ta peab olema teisaldatav. Sinna peab minema nii. Iistu lähti keegi tahab. Tehtud. See ei pea väga palju paksemaks minema, kui praegu. Ma arvan. Harjuge kuulsusega ära. Mis teie idee on? Ma ei ütle kellelegi. Teha selline all on 2 saia niimoodi ja siis teha risti-rästi peaks umbes selline sild peale ära, et see äkki hoiaks murdumist. Väga vahva, edu. Selle pannud? Ei no, teeks põhikonstruktsiooni tugevus. See on mis on? Niipidi. Neid panna, neid on mitu panna. Aga selles mõttes, et panna nagu äärtesse, siis ta hoiaks äkki paremini. Nagu kui 2 tükki jääb kummast jääb. Mul on mõttekam, et paneme nagu niipidi. Pigem mõttekam on üks keskvõigu äärtesse, siis muidu tuleb keskvõigu läbi. Mõtlen, paneme kõigepealt niipidi need ära, et keerame kokku ja siis paneme rohkem. Et need siis jääb teevad. Kui nii niimoodi panna, siis tegelikult ei anna väga tugevust. Tegelikult. See on tugev. Jaa, aga meil on makamine küll. Me on igat pidi. Meil aeg on. Kas need osad on Playtechis või? Jaa, see kamp niiviisi jagunes. Minu meelest kas mingi 50 midagi on nüüd kokku praegu. Et no siin on 18 ja seal on mingi 25. See on suurusjärgus on praegu. Ja kes nad on? Need on informaatika viktoriin Kobras lõppvoorust osavõtjad. Seda kinoproovimist. Lõppvoor ise on tegelikult homme. See on ainult 45 minutit, 3 rühmas toimub. See on enam-vähem, see viktoriin on enam-vähem nagu matemaatikas on kängu. Okei. Ja aga küsimused muidugi on siis nii arvutieetikast kui arvutiga seotud matemaatikast kui programmeerimise natuke algteadmistest, aga ta tegelikult ei eelda programmeerimisoskust. Et eesmärk ei ole mitte, et nad koodi kirjutavad, vaid võib-olla mingisugused algoritmid, et otsustada, et kas see algoritm seda või mida too teeb või mida see teeb valesti ja nii edasi. Natukene on ka harilike niisuguste tarkmeprogrammide, tekstitöötlusprogrammide ja tabeltöötlusprogrammide üldpõhimõtteid natukene ka. Kas see on mingi uus võistlus või... Ma mäletan, mina koolis käisin, siis vist ei olnud sellistesse. See tegelikult on leedukate algatus kusagilt aastast 2004 või sealt kandist. Ja Eesti on üsna varakult sellega liitunud. Aastal 2006 oli meil esimest korda niisugune eelvoor. Eelvoorud toimuvad meil Miksikese keskkonnas. Et seal osavõtjate arv on nüüd järk-järgult kasvanud viimastel aastatel 4000-5000 kuskil õpilast. Eestist? Eestist, jah. Wow. Aga siis nüüd 4. korda on meil kutsutud siis paremad õpilased, kes seal eelvoorus on saanud siis maksimumlähedased punktisummad või nii, ka niimoodi nüüd lõppvooru, mis siis toimub Tartus koha peal. Ja viimastel aastat, 3 aastal on neil lihtsalt olnud niisugune huvitegevus, huviloengud. Aga nüüd seekord on esimene kord, kui ta on 2 päevasena, et esimene päev on lihtsalt siis firmade külastused ja ka igasugused loengud ja tegevused.
paika on väga raske. Ma panen jah, vaata see sellepärast sa oledki liimimees. Hoia, pane keerd peale. nii. Näe, pane siia ka veel. Kohe. Joo, enam siis niimoodi sirge. Seda, et ta nagu laiali natuke laguneb, see ei ole huvi. Keera. Nüüd võid teistpidi ka keerata siis. Aga väga vinge ju. Või noh. Siin on jälle. See on kuum. Mulle rääkis kunagi, ma juba tugenud olin, aga siiski 10 aastat tagasi. Kes praegu krüptograafiaga tegeleb, ka siis matemaatikavõistlustel käis ka Emilia Käsper. Rääkis niisugust juttu, et tema kooli ajal arvas, et see programmeerib meie IT ja kõik, et see on niisugune poiste värk, et nagu käed nagu õlised ja umbes niisugune traktori parandamine või midagi niisugust. Pärast, kui ta sellega kokku puutuma, siis ta sai aru, et see on peaaegu nagu matemaatika, et miks ta varem seda vaatama. Just ongi, aga programmises ongi see, et see ise nagu hobi korras tegelemise aspekt on tohutult oluline. Sest see on see, kus sa saad nagu seda real life skill'i ikkagi, seda sa loengust ei saa. Ja võtmeküsimus on see, et kui palju kellelgi on võimalust ja tahet sellega tegeleda. Mõned pakid jäid üle, et siis pärast keedame ülejäänud ära. Jäid üle või? Jäid üle või? No teil oli natukene vähem, et meil nagu ühe tiimi makaronid on üle. Ühikas selleks vähe makaroni. Aega on 34 minutit on kulunud. 21 minutit on alles. Kogu töö on tehtud peaaegu 10 minutiga.